Umbes sellel ajal, kui sina teadusse tulid, siis see langes kokku ka sellega, et hakkas väga aktiivne või ütleme, ilmnes kliimamuutuse väga oluline mõju meie kodumerele. Tähendab, ütleme niimoodi, et sel ajal, kui ma mereuurimisse tulin, siis meil tõepoolest ilmnesid väga suured muutused, aga me ei teadnud, mis see on. Me ei nimetanud seda kliimamuutuseks. See oli üllatav, see oli ootamatu, me isegi arvasime paljudel puhkudel, et ega ma niisama võõrliikidega tegelema ei hakanud. Ma arvasin, et mõned põhjused on ka põhjustatud või mõned tagajärjed on põhjustatud võõrliikidest. Alles tagantjärgi tuli see teadmine, et tegelikult see on osake nii-öelda globaalsematest protsessidest. Aga samas, kui ei oleks neid mõõdistanud, kaardistanud, me ei teaks sellest praegu rääkida. Ja seda muutust märgati juba 80. lõpus, aga ei saadud aru, millega tegemist on. No ega muutusega ongi niimoodi, et sa muutust märkad alles siis, kui sul on millegagi seda võrrelda. Ehk siis mõnedes kohtades 89, 90, 92, esimesel aastal toimusid kooslustest väga drastilised muutused. Ehk siis tuli seal liike juurde, osad kadusid ära, osasid tekkis rohkem, osasid vähem. Aga ütleme, see oli ka see periood, kus toimus muutus ka meie nii-öelda ühiskonnas. Ehk siis kadus ära intensiivne põllumajandus. Nõukogude ajal oli ju see asi, et põldusid väetati niivõrd metsikult ja kogu see väetis ju tegelikult jõudis varem või hiljem sademetega meredesse. Ja siis alguses me isegi mõtlesime, et võib-olla need muutused on äkki seotud sellega, et inimmõju vähenes. Ja võib-olla osa sellest muutusest oligi sellest. Et väga raske oli nagu interpreteerida, et sul on 100 erinevat põhjust ja sul on üks vaatlusrida. Ja see on ka üks põhjus, miks ma tahtsin hakata tegema eksperimente, sellepärast et eksperimentidega ma tegelikult saan ära tõestada seda, et mis on millegi muutuse taga. Et kas see on nüüd tõesti see kliimamuutus või see on inimmõju või see on mingisugune kolmas asi. Läänemere tervisest räägitakse üldiselt väga mustades toonides. Kui halb see tervis on? No tervisel on nagu mitu erinevat definitsiooni, et me oleme praegu Euroopa Liidu nii-öelda kaitsvas keskkonnas ja Euroopa Liit on päris täpselt ära defineerinud ära, mis asi on meretervis. Ja selleks on isegi mingisugused indikaatorid, nagu seal põhjaloomastik, põhjataimestik, taimne hõllium, kalad. Ja kui ma neid indikaatorite väärtusi vaatan, siis tegelikult ei ole väga hullu. Et ütleme see, mis meil oli 80. aastatel, võrreldes sellega on mere olukord ikkagi ääretult paranenud, et meil on ikkagi, juua päris vett ei maksa, aga et ujumiseks, muudeks tegevuseks on ta tegelikult, ideaalilähedane võib-olla on liiga palju öeldud, aga ta on väga hea siiski. Selge on see, et Euroopa Liit on lati ajanud väga kõrgele. Ehk siis Euroopa Liit ei rahuldu selle tulemusega ja soovib enamat. Ja ütleme, sellest latist meil pooltel merealadel jääb tiba puudu, aga pooltel merealadel meil ei olegi vaja enam pingutada. Aga samas on hästi palju juttu Läänemere eutrofeerumisest, kinnikasvamisest, hapnik lõpeb otsa ja hirmus mustades toonides. Et kas see siis ei ole nii? Ei, kindlasti on probleeme. Ja see vee kvaliteedi näitajate jutt, millest ma rääkisin mõni aeg tagasi, et see just keerlebki selle eutrofeerumise ümber peamiselt. Et jah, meil on mingisuguseid probleeme, näiteks need samadki niitjad vetikad, mis meil vohavad rannikumeres ja mis lõpuks kuhjuvad kaldavallidele ja tekitavad nagu probleeme. Et see on kindlasti üks asi, millega tuleks nagu aktiivselt võidelda. Aga see ei ole lihtne, sellepärast et Läänemerd on reostatud siin mitmekümneid aastaid ja kõik need toitelemendid, mis on kuhjunud sinna sügavasse põhjasetetesse, neist ei saa hetkega lahti. Kuna Läänemeri on ikkagi nii kinnine veekogu ja veevahetus väinadega on niivõrd väike, siis selleks kulub, ma arvan, aastakümneid. Ja teiselt poolt see hapniku küsimus, seal on natukene looduslikku ja natukene ka inimsükkelist mõju taga, et Läänemeri ongi looduslikult selline, et kui soolane vesi tuleb kattekatist sisse, siis see alguses nii-öelda ventileerib seda põhjamuda ja kõik on väga ilus. Aga läheb mööda üks aastakene ja tekib selline tugev soolsuse hüppekiht, kus tegelikult lainete jõud ei pääse enam läbi. Ja selle tagajärjel jääb meresüvikud ummuksisse. Ja ummuksisse olek tähendabki seda, et alguses kaob hapnik ära ja pärast surevad need loomad ära. Hapniku puudus meie Läänemeres süvikutes johtub tegelikult sellest, et tuulesuund muutus. See johtub sellest, et meil on teatud intensiivsusega läänekaare tuuled, mis soosivad seal veevahetust teatud suundades.
ja see on täiesti looduslik. Ja see tõi meile sellise soolase kihi, teatud soolasema kihi. Soolasema kihi, mida seal võib-olla enne ei olnud. Nüüd, mis nagu inimese roll selles protsessis on see, et kui varem neid hapnikutalasid oli vähem, siis nüüd on neid natukene rohkem. Ja teine asi on ka see, et seda juhtub tihedamini. Ja põhjus on imelihtne, et kõik see sodi, mida me Läänemerre suuname, see lõpuks jõuab ikkagi sinna setetesse ja igasuguse orgaanilise aine lagunemine kulutab hapnikku. Ehk siis lihtsalt me kulutame praegu hapnikku rohkem, kui omal ajal oli. Aga et lisaks on mul just paar päeva tagasi tegelikult võeti vastu üks teadusartikkel, mis on ka suhteliselt revolutsiooniline, ehk siis mis nüüd käsitleb sedasama hapnikupuuduse temaatikat, aga mitte süvikutes, vaid kalda ääres. Ja mis on väga-väga dramaatiline, on see, et kui varem kaldalähedas vees hapnikupuudust meil ei esinenud, siis nüüd on sellest hakatud nagu rohkem aru saama, et teatud merepiirkondades, näiteks Soomes ja Rootsis, on see väga tavaline nähtus tänapäeval. Ja tegelikult päris täpselt ei teatagi, mis selle taga kõik võib olla. See artikkel nüüd publitseeritakse võib-olla seal paari 2-3 kuu jooksul, aga see on nagu täiesti uus asi, et rannikumere hapnikupuudus tegelikult ei olegi mujal maailmas praktiliselt kuskil uuritud, et see on selline suhteliselt uurimata valdkond. Aga on see selline looduslik ja normaalne, kui nii võib küsida? Ma arvan, et see hapnikupuudus ei ole looduslik. Et tõenäoliselt jällegi seal taga on inimeste mõju, aga mitte ainult sellepärast, et Läänemere puhtuse eest on juba üritatud hoolitseda siin aastakümneid ja eriti Soome, Rootsi, Taani ja nüüd viimasel aastakümnel 15 aastal ka võib-olla Eesti, Läti, Leedu, Poola, siis ei ole märgata, et tegelikult viimasel 15 aastal oleks nagu olukord väga palju paremaks läinud. Ehk siis võib-olla siin põhjuseks on meil see, et need samad kliimamuutused. Ehk siis kliimamuutused võimendavad seda hapniku defitsiiti. Ehk siis kui võib-olla vesi on natukene soojem, siis ka samuti hapniku tarbimine on suurem. Et see võib nagu üks asi olla. Samas see muidugi ei ole nüüd signaal, et inimesed ärge midagi tehke, et ärge puhastage merd, vaid et see kõik on väga vajalik. Sest ma kujutan ette, et kui me ei oleks seda merd puhastanud, siis see situatsioon oleks praegu olnud palju hullem. Üks idee on teil, üks konkreetne idee on teil seoses nagu mere puhtamaks tegemisega veel, Pärnu lahes teha kunstlikke riffe. No meil tekkis jah selline mõte vahepeal, et me vaatasime siin Pärnu lahe olukorda ja proovi ühte, teist või kolmandat pidi, no see situatsioon nagu selles suhtes ei parene, et Pärnu lahe keskkonnaseisund on pidevalt olnud rahuldav. Ta ei ole väga halb, aga ta ei ole ka hea. Ja vastavalt Euroopa Liidu kriteeriumitele Pärnu lahe olukord peab saama lähiaastatel heaks. Ja kui ta ei saa, siis see tekitab Eesti riigile suuri probleeme. Kuna me kuulume Euroopa Liitu, me peame alluma Euroopa Liidu direktiividele. Nüüd, et kui me hakkasime nagu lähemalt uurima, et mis teeb Pärnu lahe halvaks, et mis on see nii-öelda põhjus, siis põhjataimestiku ja loomastiku koha pealt ei ole nagu väga vigagi. Et elustik on võrdlemisi seal tavaline, ei ole seal suurimaid massvohamisi, kõik on nagu normis, rohkem või vähem. Siis see taimne hõljum, kes meil on veemassiivis, seda on liiga palju. Ja nüüd, et seda nagu sellest lahti saada, me mõtlesime rakendada sinna tööle võõrliigid. Ehk siis meil on selline liik nagu rändkarp, kes on võimeline läbi filtreerima meeletutest kogustest vett ning selle läbi vett puhastama. Ja need rändkarpe oma korda võib kasutada näiteks põllumajandusväetisena. Aga loomulikult see on kõik veel projekti tasandil, me ei ole veel heakskiitu saanud, et kas seda projekti tegelikult rahastajad on huvitatud rahastama ja et kas tegelikult need rändkarbid on nii võimekad, et nad suudavad ikkagi kogu seda Pärnu lahte korda teha. Kuidas see praktikas ikkagi välja näeks? No võimalusi on mitmesugused. Esiteks ma arvan, et mis me teeme, et me läheme merele ja me mõõdistame, kui palju rändkarbid suudavad üldse vett läbi filteerida. Siis me teeme arvutuse, et kui palju need rändkarpe vaja, et sellise Pärnu lahe suguse veemassiivi saaks puhtaks. Iseenesest võib-olla väga palju ei olegi vaja, sest Pärnu laht on väga madal. Seal ütleme suuremates sügavustes võib-olla seal 12-13 meetrit, kui sedagi. Siis kui me oleme nagu selgeks saanud, et tegelikult rändkarbist on kasu, siis me võime panna sinna sisse mingisuguseid kas või betoonblokke, mis hetkega kattuvad rändkarbi kolooniatega, kuna Pärnu laht on ju teada, et see on suht koht liivane ja tegelikult ainuke võimalus
sellel rändkarbil seal elada on, et see, kui ta leiab mingisuguse kivitükikese või nad võivad ka üksteise külge kinnituda, aga siis nad ei moodusta väga suuri kolooniaid. Et ühesõnaga tekitame kive, aga võib-olla nii-öelda selle põllumajanduse või nii-öelda, et seda biomassi sealt kätte saada, veelgi parem on see, et kui me paneme merre mingisugused köied või mingisugused muud sellise, riputame nagu sellised kalakasvatuse või muud struktuurid ja ootame, et see rändkarp kinnituks nendele ja siis sügisel me lihtsalt enne jäätulekut korjame need köiekesed välja, võtame rändkarbi sealt küljest ära ja see läheb kenasti põllumajanduse väetiseks. Jahvatatakse ära, jah. Ja talvel teatavasti ju taimseid tõljumeid praktiliselt ei ole. Ehk siis talv on nii ehk teisiti puhas aeg. Et see probleem on meil ikkagi kevadest sügiseni ja me võime korrata seda. Ja need rändkarbid on esineksid looduses, neid ei ole vaja juurde külvata sinna, on vaja lihtsalt tekitada neile soodus selline kinnitamispinnas. Ja rändkarbid on sinna juba saabunud, aastat täpselt ei mäleta, aga esimene kirja nende kohta on vist 1824, kui ma ei eksi, Pärnu piirkonnas. Ja nad on täiesti looduslikult olemas, need on seal piisavalt palju selles suhtes, et nad suudavad nagu paljuneda väga edukalt. Siis tundub väga lihtne ja jumekas idee, viskame suured trossid sisse ja need hakkavad karbid kinnituvad ja hakkavad seal muudkui filtreerima, puhastama vett. No aga lihtsates ideedes ongi geniaalne, et mida lihtsamaid ideid me suudame genereerida, seda kergemini me suudame ka nii-öelda meresid majandada sellises suunas, nagu me soovime. Sellest suurest ideest, sellest kliimamuutuse puhverdamisest, püüa lihtsale inimesele nii-öelda vanaemale maalt selgitada, mis see idee on ja kuidas see võiks meie elu paremaks teha. Ma arvan, et asi on nüüd selles, et kohalik inimene võib-olla ei taju ära, kuivõrd tegelikult me oleme globaalsete muutuste nii-öelda tormituultes. Võib-olla aeg-ajalt ajakirjanduses tuleb välja nagu see, et meil on siin äkitselt on külmad talved või on hoopis vihmased talved või siis on jälle suured uputused, suured lumehanged. Ja ta loeb seda ja ta unustab ära, aga et seesama asi tegelikult toimub ka meredes. Ja nüüd ütleme, mered, mis on ikkagi eestlaste jaoks olnud väga-väga oluline nii-öelda sissetulekuallikas või ka esteetiliselt selline nauditav piirkond. Me ju ei taha, et nende merede kvaliteet, nende nii-öelda kas siis turismina või kalanduse jaoks see halveneks. Ja nüüd selleks, et nii-öelda tagada seda, et ka meie lastelastel oleks veel puhas meri olemas, on vaja teada, kuidas üks või teine asi omavahelises vastasmõjudes toimib. Ja minu nagu uurimisteema eesmärgiks ongi vaadata, kuivõrd need väikse mastaapsed ehk siis kohaliku tasandil toimuvad interaktsioonid kliimamõjudega on olulised ja kuivõrd tegelikult me oleme ikkagi mõjutatud sellest suurest nii-öelda globaalsetest mõjutustest. Ja hea uudisena ma võin muidugi juba ette ära öelda, et kui me Euroopas tegime siin mingi esmaseid uuringuid, kus me vaatasime, kuidas erinevad Euroopa mered taimestik ja loomastik reageerib seal erinevatele kliimamuutustele, siis tuli välja väga selgelt selline tendents, et erinevad piirkonnad käituvad väga erinevalt. Ehk siis teatud kooslused suudavad nagu paremini taluda kliimamuutusi ja teatud kooslused taluvad seda vähem. Ja nüüd, kus me nii-öelda toetame nende koosluste arengut, mis tagavad meile puhta ja terve mere, me suudame tulevikus ka nautida neid hüvesid, mis meil on ka tänapäeval. Praegu see reaalne tagajärg nendel uuringutel, mis te siin teete või katsetel, oleks siis see, et kuna me saame süsteemi toimimisest, koostoimimisest paremini aru, siis me suudame välja selekteerida need olulisemad mingisugused paigad või kooslused meres, mida siis peaks eriliselt kaitsma või? Üks aspekt kindlasti on see, et nende uuringud võimaldavad meil süsteemi paremini tundma õppida. Ehk me saame välja selgitada tõesti neid kooslusi ja elupaiku, ilma milleta meie meri korralikult ei suudaks areneda. Samaks kindlasti, mis on ääretult oluline, on see, et meresüsteemidel on omane režiimi nihked. Ehk siis meil on üks staadium, kus meri on parasjagu ja siis, kui tulevad väga suured muutused, siis võib juhtuda, et see meri nihkub nagu ühest staadiumist teise, mis on iseloomustatav hoopis teiste liikide, hoopis teiste mingi dünaamikatega, erisustega ja me kindlasti ei taha, et toimuks see režiimi nihe. Sest tavaliselt, kui see režiimi nihe on toimunud, siis nii-öelda tagasi teed enam ei ole. Ja süsteemi tundmine võimaldab nii-öelda vältida sellised režiimi nihkeid, sellepärast et tavaliselt režiimi nihked ei toimu ainult seal, ütleme seal kliima
muutustest, vaid seal on veel natukene, inimene tõukab seda omalt poolt, ehk siis ütleme seal. Sageli arvatakse, et inimene on nagu kõikvõimas, aga noh, tegelikult ei ole. Et kas on üldse realistlik nagu arvata, et me isegi parema arusaamisega suudaksime midagigi mõjutada kliimamuutuste efekti meres näiteks? No selles suhtes, et päris kindlasti kohe, sellepärast, et Läänemere puhul ma võin sellise näite tuua, et nii-öelda kliimamuutuste tagajärjel on meil viimased aastad, võib-olla see on eelmine aasta ja üle-eelmine aasta välja arvatud, aga siiski on pehmemaks läinud talved ja sademeid on rohkem ja valgust on rohkem. Aga me saame konstateerida seda fakti. Aga ma ei ole veel lõpuni jõudnud. Ehk meil on olemas niited vetikad, kes armastavad soojust ja valgust. Mida rohkem on soojust ja valgust, seda enam nad vohavad. Aga vohamine on võimalik ainult sellisel juhul, kui neil on toitained. Ja nüüd tulebki inimene mängu. Kui me Läänemerd sedavõrd palju ei reostaks, siis seda vohamist ei oleks. Ehk siis toimub nii-öelda inimtegevuse ja kliimamuutuste vastasmõju. Kui oleks lihtsalt kliimamuutus, siis meil ei oleks seda lögast ujumisranda nende haisvate lagunevate vetikatega.